long time no see. Põhjuse kliendile osta kohe, osta kindlat toodet, anda talle hea diil. Ma lõpuks mõtlesin, et sassi, et ma ei lähe mingi tööle. ma olen ettevõtja. ja siis tuligi listi töö, et lähme siis lihtsalt pallile ja vaatame. Ja nüüd tegelikult tuleb nagu veel paar inimest meiega ja koha peal on nagu veel eestlasi, ehk siis pallil on tegelikult suht suur ettevõtjate kommuun. Ta lihtsalt tuleb linna ja keegi on panen kleepsu, ei tea, kas võidab küll. No tervist, Richard ja Tristan. Tore teid näha siin. Väga meeldiv. Te olete siis meie podcast esimesed sellised nagu proper külalised. Meil on muidugi mul ja Robertil nagu mega au, et need olete just teie. Just sellepärast, et te olete põhimõtteliselt sama vanad kui meie. Teete ka ettevõtlust, panete ka ikka nagu täiega hullu ja meil on nagu sarnane siuke eluvisioon isegi, ma ütleks, kuhu me tahame nii-öelda pürgida. Et siis ma lihtsalt tunnengi, et see on nagu hea selline kombo esimeseks podcastiks ja mul on lihtsalt kohutavalt hea meel, et ka, et saame siis väikse vestluse siin teha, teie nii-öelda journey't natukene kuulda, teie insight'e, mõtteid. Et võibolla alustuse nagu ennast tutvustada, kes te olete, kust te tulete, mis te teete, kuidas te olete jõudnud täna siia ja võibolla ka siuke follow-up küsimus sellele, et miks te nagu võtsite oma aja ja olite nõus nagu meiega siia tulema. Ja. Saad alustada? Ma võin siis alustada, et ma olen Richard Schelbach. Just lõpetasin gümnaasiumi, Tristaniga sama vana. Ja olemegi siin ettevõtlusega tegelenud nüüd ikka kuskil 3-4 aastat. Ja kõige viimane ettevõtte on Main One. Just. Ja, tere. Minu nimi on Tristan Ots. Olen 19 Tallinnast. Ja ma arvan, et minu teekond algas kuskil 2020, kui ma hakkasin ka siis müüma kitse. Ja siis sealt kujunes edasi üritustele ja siis e-comile ja siis tagasi ketsidele. Nii et lühidalt selline lugu. Ja kus teil see ettevõtluse huvi ja kõik see nagu üldse alguse sai? Kas oli ka nagu mingi kindel hetk, kus nagu klikkis, et võt, on siuke maailm olemas, tahaks teha või kuidagi sujuvalt jõudsite selleni või? No mul oli, ma ütleks niimoodi, et ma nagu hakkasin ettevõtlusega tegelema enne, kui ma nagu teadsin, mis asi ettevõtlus on üldse. Ehk siis ma lihtsalt hakkasingi tegema oma nagu asju, mis mulle meeldisid ja ma teenisin sellega raha. Ja siis sealt kuidagi hakkasin nagu investeerimise kohta õppima ja siis kujuneski välja siuke asi nagu ettevõtlus üldsegi. Ma nagu kogu aeg mõtlesin, millega ma tahaks tegeleda, mingi kinnisvara või midagi tulevikus on, aga ma ei teadnud täpselt. Ja siis ma saingi aru, et siuke asi on ka võimalik, et saad olla nagu ettevõtja. Ma arvan, mul just nagu vaikselt kujunes see välja, et põhikoolis hakkasin vaatama YouTube'is selliseid nagu rahavideoid, et mingi kuidas budgetida, kuidas save ida. Ja siis sealt hakkas nagu aina rohkem tekkima see huvi, et nagu tahaks ju raha teenida, et tahaks kuidagi nagu seda finantsvabadust saavutada. Ja siis sealt hakkaski nagu ilmselt YouTube'ist õppisin investeerimise ära, vaatasin, et isegi saaks investeerida. Ja siis gümnaasiumis tegime õpilasfirmat 3 klassikaaslasega ja sealt ilmselt sai nagu see kõige suurem nii-öelda ettevõtlus alguse, kust actually tegime mingit ettevõtet. Ja see on ka õpilasfirma nii-öelda see journey on ka tegelikult sellega seotud, kuidas me vaata kohtusime. Võib-olla tahad seda ka rääkida. Ja, et mina tegin õpilasfirmat Ökopurk, müüsime siis selliseid nagu terraariumeid, mis elasid ise, oli nagu selline dekoratsiooni element ja siis käisimegi õpilasfirma laatadel seal müümas oma tooteid ja kohtusime Kauriga. Ta tegi õpilasfirma SIP ja siis võid ise ka võib-olla paar sõna öelda. Ja me tegime siis koos Robertiga, meil oli üks siis nii-öelda kaasasutaja, tiimikaaslane ka veel juures. Me siis müüsime selliseid korduvkasutatavaid klaasist joogipudeleid, just nii-öelda selle mikroplasti nii-öelda suunaga, et toetab inimeste tervist ja tõstsime sellega inimeste nii-öelda teadlikkust selle nii-öelda alal. Aga jah, Richardiga ma tegelikult mäletan seda hetke täiega hästi, kui me kohtusime. See oli selle ühel koolitusel, vaata. See oli vist EBS-is. Ja me nagu ootasime, seal oli 2 klassiruumi. Ja me ootasime, seal oli nagu kari inimesi. Kõik nagu ootasid, et saaksin nagu klassi, tehtaks nagu uksed lahti. Ja me olime Robertiga seal ühe laua taga. Keegi oli vist veel. Keegi oli veel meie klassikaaslased. Ja vist oli ja siis sa tulid sealt sisse ja ma mäletan, said mulle nagu kohe silma tegelikult nagu eemalt juba. See oli nagu mega huvitav tagantjärgi eriti nagu vaadates. Ja siis sa tulid nagu suht esimese asja nagu meie juurde. Lihtsalt nagu tutvustasid ennast, nende õpilasfirmat jõu. Siis me nagu rääkisime ka nagu nats juttu ja värki. Seal nagu mingi mega palju interactionit nagu ei olnud.
pärast siis veel korra nägime, ütlesime mingi tšau ja värki ka. Ja siis pärast leidsin sind Instast ja siis connect isime, siis saime üks hetk veel kokku ka. jah. Sa tegid ka Tristan õpilasfirmat muidu? Ei, mina ei teinud õpilasfirmat sellepärast, et minu kool ei võimaldanud sükest asja. Okay. Meil oli, või noh, tehniliselt ma tean, et keegi tegi meie koolist mingi 1 aasta varem, aga kuna ma nagu asutasin iseenda nagu OÜ juba selle samal aastal, kui oli õpilasfirma valik, siis ma ei tea, ma ei näinud isegi pointi seda õpilasfirmat teha, sest et ma nii vina tegin juba enda nagu businessit ja ma nagu noh, polnud eriti pointi sellel, aga ma tegin uurimustöö ja siis kuna ma tegingi oma esimese siis suure nagu ürituse ja siis ma lihtsalt mõtlesingi, et ma ei teadnud, mida teha nagu loovtööks, ma tegin lihtsalt selle suure ürituse enda loovtööks, nii et põhimõtteliselt oli nagu õpilasfirma. Siuke väike side note tegelikult mõte meile tulevikuks, võib-olla me peaks sipi pudeleid siin kasutama, sest meil on neid alles veel nagu head välja, ei ole mingid. See on hea mõte jah, meil on päris palju neid. Isegi mõte. Stokki päris palju üle lõpus, ostsime liiga palju ja osanud seda, mis on siis stock nagu keeping ut õigesti pidada. Meil sama täpselt. See ongi õppetund ja see on nagu, oli ülihea õppetund just ma ütleks tiimi loomise nagu vaatepunktist, et siis oli lihtne valida lihtsalt inimesed, kes on sulle kõige lähimad, teedki nendega, sa tead, et neil on ka natuke ettevõtlushuvi, aga see, et on su hea sõber, ei tähenda, et ta on nagu hea ettevõtja. Nagu ma ütlen midagi halvasti, aga nagu oleks saanud paremaid tiimikaaslaseid valida. Jep. Ja Tristan, sa mainisid üritusi, räägi võib-olla rohkem sellest, et vaatajatele, kuulajatele ka, et nagu mis see ürituste pool tähendab, mis sa nagu, kuidas sa selleni jõudsid, kuidas sa hakkasid üritusi korraldama ja mis sa siiani nii-öelda selles maailmas saavutanud oled? Ürituste all ma siis pean silmas klubipidusi põhimõtteliselt, et see algas, ma arvan, see algas lihtsalt sellest, et ma olin ise nagu noor ja käisin palju klubis, juba väga väiksena nagu mingi 13-aastaselt käisin vist esimest korda klubis mingi võtstokiga ja midagi sükest. Et see oli nagu, see ilmselt mul oligi endal selle vastu huvi ja siis ma nägin kõrvalt, kuidas kui ma läksin siis gümnaasiumisse, ma nägin kõrvalt, kuidas renditi mingi maja ja tehti nagu retsipidu meile põhimõtteliselt, on ju. Ja seal oli nagu pilet ja siis ma nagu kohe lõin peas kokku, nagu mitu inimest siin on, mis pilet hind on, palju rent oli ja siis mõtlesin, et what, et nad nagu teenivad selle asjaga. Ja siis ma mõtlesingi, et kurat, et ma ei viitsi nagu 12. klassin ära oodata, et mingi pidu enda koolile teha vaata, sest et tavaliselt 12-ndikud teevad 10-ndikele. Ja siis kui ma olin 11. klassis, mul oli see veits kukkinud peas nagu, et tahaks teha mingi ürituse. Ja siis põhimõtteliselt, kui ma olin 11. avati Tallinnas siis riigigümnaasiumid, 3 tükki. Tõnismäe riigigümnaasium, Pelgulinna riigigümnaasium ja Mustamäe riigigümnaasium. Ja siis seal ma kuulsin, et öeldi, et nad tahavad kiiresti mingit retsipidu, aga keegi nagu ei oska korraldada või ei tea korraldada. Ja ma reaalselt läksin samal õhtul magama, hommikul ärkasin, ma olin unes näinud, kuidas ma olen helitehase lava peal ja see oli minu pidu. Ja ma hommikul lihtsalt, mul ei olnud isegi kontot, ma lihtsalt tegin enda isikliku kontoga, tegin eventi ära, lisasin sinna siis 2 sõpra, kes on siis mõlemast koolist, et oleks natukene ka seda, et keegi sealt koolist korraldab, sest et muidu kui mingi suva vend korraldab suva koolist, see on veits veider. Ja siis tegin eventi essapäev ära, piletimüük kohe laks ja lihtsalt nagu ühe päevaga tegin põhimõtteliselt kõik ära. Ja jah, päris edukas event, nagu esimese kohta 700 inimest ja see oli siis 2023 alguses, novembris vist. Nii et niimoodi see suht algaski. Ja kust need teadmised nagu tulid lihtsalt nagu päeva pealt, et nagu kuidas teha, mida teha, piletite müük, mis platvormid on, kuidas sa nagu kõike seda turundus. Ma ausalt öeldes, ma ei tea, see kuidagi oli nagu common knowledge või nagu ma lihtsalt mõtlesin, mis asjad on vajalikud üritusel, nagu esimesena teed Facebooki eventi, siis valid mingid, kes tulevad esinema, on ju, siis hakkasin lihtsalt e-maile saatma nendele mingi Insta DM-e, kes tulevad, on ju. Siis küsisin kohe palju, tegelikult algus, kui ma tegin eventi, ma ikkagi küsisin helitehaselt nagu palju rent ja lõin mingi budgeti kokku, on ju. Ja siis vaatasingi, et palju ma peaksin siis pileteid müüma mingi siukse hinnaklassis, et ma saaksin siis jääda nagu nulli või profitisse. Ja tundus nagu nii lebo, et pean ainult mingi 200 inimest saama kokku, et tundus nagu realistlik ja turunduse osa. Kuna ma nagu varem, ma olin kunagi siis Sportlandi reklaamis ja sealt ma sain suht palju nagu follower'e, siis ma tegelesin suht palju nagu selle influencer asjaga tollel hetkel mingi 2019 äkki või.
teenisin nagu reaalselt raha ka isegi postitustes, see oli nagu päris ammu juba. Ja ma ei tea, see turundus kuidagi, ma nagu olen kogu aeg teadnud, mis lihtsalt vairaliks läheb ja ma lihtsalt mõtlesingi, et kuidas vairaliks minna ja kohe Essa video hitis 90 kilo vaatamisi meil Instas ja ma ei tea, lihtsalt kõik läks nii nagu sujuvalt, et ei olnud kuidagi nagu mingit sükest, et kuidas ma pean tegema või midagi, kõik tuli kuidagi ülisujuvalt nagu. Teil oli just ka, eks ju, helitehases üks pidu. Meil oli kultuurikatlas. Kultuurikatlas, just. See oli mul nüüd siis saigi siis 3. aasta. Okei, ma räägin siis kiirelt veel selle riigigümnaasiumite siis selle kõige parema osa. Oli siis see, miks see siis nii hea oli see, et kui need koolid avati, need tuli ainult 10. klassid ja igas koolis oli 360 õpilast, ehk siis kokku umbes 1000 uut õpilast on ju. Aga see on ainult 10. klass, järgmine aasta oli 11. ja 10. klass ja siis 3. aasta on 12. ja kui ma esimese vendiga tegin juba nagu hea kasumi, siis 3. aasta on nagu päris suur. Ja ma teadsin seda juba ette, nii et ma juba ütlesin 3 aastat, või siis 2 aastat tagasi, ütlesin, et 3. aasta tuleb kultuurikattel täismaja ja täpselt seda ma tegingi. Manifestad reaalselt. Manifestisin ja oligi nagu nii, et esimene aasta 700 inimest, järgmine aasta 1500 inimest, 3. aasta 2100-2000 inimest. Ja seal Richard Saal ikka, eks ju, nagu korraldustiimis. Ma jätsin jah seal koha peal. Päris korralik ikka hustle nagu, et Tristan tegi nagu kogu selle eeltöö ära, et kõik kontaktid reaalselt kõik, aga siis jah, kohapealsene tiimis oli nagu abil. Kes teil esinemas käis sul? Meil käis siis Triibu Pasta, Noored ja Näljased ja siis Goldfire, Kalamees ja siis süksed enamus nagu olid semmud ja süksed DJ-d. Ja võib-olla kui keegi kuulajatest satub ka olema mingi eventi tahab teha või mis iganes, siis kuidas ta sind leiab ja? Instagramis võite kirjutada mulle DM-i Tristanat. LinkedIni võib ka lisada, et seal ma üritan ka nagu viimasel ajal olla aktiivsem natuke, et suht lahe platvorm, aga alguses on veits raske aru saada, kuidas see nagu töötab täpselt, aga suht lahe koht. Jaa. Meil on plaan natuke minna ka nagu lapsepõlve ja üldse nagu sügavamaks. See esimene asi ka, mis sa tegid ja said oma esimese raha, nii-öelda maitse, need postitused, Sportlandi värk, kus see nagu raha huvi üldse sai, kuidas nagu lapsepõlv oli, võib-olla vanematest, ma ei tea, kui palju te tahate nagu süvitsi minna, aga millega vanemad on tegelenud ja üldse kuidagi nagu lapsepõlve poole pealt ka rohkem nagu avada. Mul nagu üks asi lapsepõlves tuleb hästi nagu tihedalt seostub ära rahaga. Ja see on see, kui ma olin kuskil, äkki oli mingi 11, see väike junsu ja siis Eesti Ekspress sel ajal võttis lehepoisse, ehk siis nagu väikseid lapsi, kes lähevad tänavate peale müüma siis nende ajalehti. Ja minu arust tegingi seda ühe suve, see oli mu esimene nii-öelda nagu hustle või töö. Ja kui ma mõtlen, see oli reaalselt müügitöö. Läksin mingi ülivara hommikul 7 sinna Eesti Ekspressi kontorisse, võtsin niimoodi seljakotti või sinna õlakotti mingi 10 ajalehte, see oli nagu raskuse poolest ülipalju, sest ma olin üliväike. Ja siis oligi kuskil äkki 4 päeval, mitte nii kaua vist, aga müüsin neid ajalehti tänava peal, see oli mingi 1.60 ja siis ma sain sealt nagu väikse commissioni, mingi 30-50 senti, ma isegi ei mäleta nagu iga ajalehe pealt. Ja võib-olla sealt mingi väike selline nagu hustle nagu mindset tekkis, et ma teadsin, et ma saan nagu enda panusega midagi teenida. Aga nagu ennem seda me tegelikult Tristaniga kohtusime akrobaatikatrennis, et põhimõtteliselt kokkuvõttes sellist flipide tegemine, aga ma käisin kuskil 10 aastat, ma ei mäleta kaua sa. No mul oli see, et ma tegelesin nagu lihtsalt kodus, mul oli 3 batuuti, ma lihtsalt panin päevad läbi ainult batuutidel, hüppasin kõik batuudid katki endal. Et ma olen väiksest peale lihtsalt teingi nagu flippe, ma ei tea, ekstreemsporti ja kõik siuke värk. Ja siis ükskord mõtlesin, et peaks nagu tegelikult trenni ka minema, et saaks tehnikat ja värki ja siis me kohtusimegi Richardiga, aga siis ma vahetasin pärast mingi aastat vist klubi ja läksin veel teise klubi, olin seal ka 2 aastat, aga kokku umbes trennis käisin siuke 3 aastat. Et ostsin talt isegi tõukeratta ära, et isegi selles mõttes nagu vend hustle'is, et müüs mulle mingi tõuksi mingi soti eest või midagi. Käisime skeidis vahepeal koos. Suur osa sinu ilmselt lapsepõlvest on ka nagu skeitimine. Ja ma veel enne siis ütlen selle Richardi jutu jätkuks, mis on suht pull. Et meil on suht sarnane nagu teekond, aga mul oli natuke naljakam ilmselt, et sa olid lehepoiss siis tööl on ju. Mina olin kuskil 7-aastasena, mul ka EMS rääkis kogu aeg, et sa saad suureks, saad minna lehepoisiks, värki-särki, et sellega saab mingit raha teenida, on ju suht noorelt. Ja siis ma nagu mõtlesin, et davai, kõlab lahedalt. Ja siis üks päev ma tulin lihtsalt koolis koju bussiga, ma olin 7-aastane ja mul oli kodus igav ja ma lihtsalt
leidsin kodus kõik ajalehed, mis olid ja stack isin lihtsalt kotti ja läksin tänavale ja lihtsalt läksin, mul oli nagu räige hirm inimestega rääkida, aga ma lihtsalt surusin ennast mingi, läksin vanainimeste juurde mingi, lehte tahad osta ja need kõik, mis on kõige parem, need olid nagu aegunud lehed, need olid mingi, mõni oli mingi nädal vana, mõni oli aasta vana, mõni oli mingi täiesti X need, panin summad lihtsalt mingi 1 euro, 2 eurot ja ma müüsin kõik lehed maha ja siis ma ütlesin emale, kui ta koju tuli, et ma käisin täna, olin lehepoiss, vaata, siis ta oli mingi, mis mõttes, siis ma nagu, jah, ma müüsin kõik lehed kodust minema ja ta oli mingi, hakkas naerma mingi, mis asja sa tegi aga tagasi vaadates nagu ülihuvitav story või nagu, kuidas mul tekkis siuke, noh, ilmselt ongi nagu see on väiksest peale see ettevõtlus kuidagi sees olnud nagu ja siis jah, edaspidi ma olengi lihtsalt hakkasin nagu oma asju müüma, mul lihtsalt tekib mingi asju, mida ma ei kasuta, ma lihtsalt müüsin Facebook Marketplace'is maha ja jaga see mingi sükestes kohtades. Mis te esimese rahaga tegite, mis te teenisite, noh väiksena ilmselt olid ühed huvid, nagu sa ütlesid tõukseks, aga nagu jooksvalt, et mis need nagu, kuhu reinvesteerisid tulud? Väga-väga väiksena, ma olin ülihea koguja kogu aeg, et ma nagu kogusin kogu aeg raha, mul oli nagu juba, ma arvan, esimene 1000 eurot oli kogutud kokku mingi 3. klassis või midagi sükest, et ma kõik sünnipäevarahad panin kõrvale ja kõik süksed asjad, aga no eks ikka mingi krõpsu ja limpsi asjad, eks, aga siis kui ma hakkasin tõuksi sõitma, siis ma panin ikka päris korralikult raha tõuksile ja siis rulale, aga kuna rulaga mul läks nii hästi, et ma sain iga sponsorid, siis nad maksid kõik asjad mul kinni nagu, nii et siis ma lihtsalt kogusingi vist. See on päris mõnus. Mul on tegelikult suht sarnane mindset olnud, et ma alati ka panin kõik sünnipäevarahad kõrvale, kõik nagu taskurahad, mingid väiksed palgad panin kõrvale ja samamoodi ostsin mingi tõuksi endale ja enamast, või nagu oligi, et ma eriti suuri kulutusi ei teinud. Ma isegi mäletan, olid sellised ajad, et kõik meie klassikaaslased läksid Subway'sse nagu peale kooli mingi iga teine päev ja siis nädalati võtsin mingi võileiva, mingid joogid, küpsised, aga ma mäletan, et ma tahtsin nagu ma raha säästa ja ma ei nagu ostnud peaaegu kunagi seda võileiba, sest see oli ikkagi 5 eurot, et terve mu mingi nädalapalk näiteks või see taskuraha. Nii et jah, alati oli selline säästmis nagu vaim või hing või mis iganes. Aga kus see tuli? Nagu läbi vanemate või lihtsalt juba jälle iseenesest kuidagi veres või? See on hea küsimus, et alati olen mõelnud, et nagu võiks ju omada sellist nagu back-up mingit raha, et kui ma tahan midagi, siis ma tean, et ma saan seda osta. Aga tavaliselt ei tekkinud seda midagi, mis ma tahan osta, kuni oligi mingi tõuks või mingi läpakas. Mul oli ka täpselt samamoodi, et käisimegi poistega mingi skeitimas iga päev, noh, väga palju ei söönud on ju, aga mingi kord ikka lähed mingi Hesburgerisse ja ma lihtsalt surusin endale, et see on hea lõhn küll, aga ära osta, nagu hommikul sõin, jõudsin õhtul koju, mingi skeitisin mingi 13-14 tundi ja alles siis sõin nagu, et jah, muidugi vahepeal võtsin, aga ikkagi üldiselt ma üritasin nagu säästa suht palju ja kus see tulnud on, no ma olen päris kindel, et emalt, et ta on ka nagu ülihea koguja terve elu olnud, ei raiska, aga ja nagu see asjade müümine ka kuidagi nagu alateaduslikult ilmselt tuli talt, et ta ka alati, kui kodus mingi asi vedeles, mida ta ei kasutanud, müüs kohe maha lihtsalt, nii et sealt ilmselt tuli see, aga ma nagu otseselt ei, nagu see tuli kuidagi alateaduslikult, nii et ma ei mõelnud selle peale, et ma teen nüüd teda järgi, vaid lihtsalt kuidagi nii tuli. Ja. No need emadest rääkides mul endal on see, et kogu minu ettevõtlusteekond, kõik, mis ma teen, see podcast täna siin, mis ma teen igapäevased, kõik movie'd, liigutused, mis ma teen, on nagu mu ema pärast. Minu miks on minu ema, minu pere, minu lähedased, aga mis on teie miks ja miks te igapäevaselt teete seda, mida te teete? Sul on kiire vastus, või? Ma ei tea, kas sellel on kiiret vastust. Nagu, ma ei tea, ma lihtsalt tahan oma elu nagu huvitavaks teha, et ma ei suuda ühe koha peal lihtsalt passida, et ma pean tegema midagi ja see ilmselt drivibki kõige rohkem, aga kindlasti perekonna jaoks ja kõikide sükeste lähedaste inimeste jaoks ka. Aga jah, ma ei tea, üldiselt ei ole nagu mingit väga deep mixi, pigem on lihtsalt see, et minu arust elu on nagu mäng ja ma tahan lihtsalt next level olla, et kogu aeg iga päev lihtsalt 1% parem ja Päris hea küsimus, ma ka nagu ei oska nii-öelda, või olen üritanud päris pikalt seda defineerida, aga mis ma enda jaoks välja mõelnud ongi see, et nagu kui elus on võimalus midagi kogeda, siis miks ma ei peaks seda kogema? Et kui ma tean, et ongi võimalik minna palile, osta superauto või mis iganes, mingi äge korter, siis ma tahan seda kogeda, et kui see võimalus on siin maailmas juba olemas. Aga nüüd aina rohkem mõistan ka, et nagu see pere ja lähedaste jaoks nagu provide imine, see on päris suur asi. Aga mis on mingid sellised nagu tarkused või õppetunnid teekonnal, just võib-olla kui vaadatagi viimast näiteks 5 aastat, mis on teid kõige rohkem nagu muutnud sel teekonnal?
ma võin selle kohta öelda. Enda jaoks olen hästi kindlalt pannud paika nagu, mis ma tahan selle 5 aastaga teha, see on fail fast. Ehk siis mida rohkem sa nagu viskad noole lauda, seda suurem chance sul tekib, et saada see bullseye. Et alati lihtsalt, kui keegi küsib, et kuidas sa edukaks said, sa pead olema positsioonis, kus sa saad öelda, et ma olen proovinud, ma olen läbi kukkunud rohkem, kui sina oled proovinud. Et see nagu võtaks selle ilusti kokku. No see on päris keeruline, nagu neid asju on nii palju läbi, 5 aastat ongi kogu aeg, mis ma olen teinud, nii et kõik, mis ma olen selle aega õppinud, ongi uued asjad, aga ilmselt ongi see failimine, uuesti proovimine, riskide võtmine, nagu mul ongi lihtsalt terve elu nagu väga meeldinud, ma tegin see aasta oma esimese langevarjuhüppe ja ma tahan nagu load ka ära teha, nüüd läks muidugi külmaks, ma ei jõua lube ära teha, aga ma tegin, et nagu mul on ekstreemsport kogu aeg meeldinud ja ma arvan, et see on ka väga nagu businessisse üle läinud ka, et lihtsalt panedki pea ees vette nagu täiesti suvahetkedel, võtad nagu max riske, saad noor ka, nii et väga sul ei ole midagi kaotada ka, nii et riskide võtmine on minu arust nagu kõige parem õppetund, aga kindlasti pead ka hoidma nagu selget mõtet, selget meelt jah, selleks, et nagu päris nagu vahepeal lähed liiga nagu jälle, ma ei tea, mis see sõna on. Noorena kindlasti riskide võtta. Ei, ja kindlasti rohkem riske jah, aga ei tohi ka nagu liialt. No see on nooruslik ekstremalism või nagu ekstreemsus, nagu mis meil sees on nagu. Mul on kindlasti seda vähemaks läinud, et siis, kui ma nagu rulatasin, ma mõtlen, kuidas ma hüppasin mingi 13 astmelisest trepist alla siin samas ülemistes, murdsin oma jala ära, nagu mis mu peas nagu toimus, nagu mida ma nagu mõtlesin. Äge oli. See oli äge jah, aga nagu ma tegin mingi täiesti absurdseid asju nagu, aga ja nüüd kindlasti ma ei julgeks enam nii crazy asju teha, aga jah, selles mõttes noorena võib-olla see ettevõtluse alustamine on ka hea, sa saadki failida kiirelt ja saad neid riske võtta väga räigid nagu. Aga kuidas te ütleksite, et kuidas see kõik, need kogemused, ettevõtlus, sul mingi ürituste korraldamine, sul brändi loomine, õpilasfirma, kuidas need nagu teie maailmapilti on muutnud? See kõik on raskem, kui välja paistab. Ettevõtlus on üli nagu glorified ja nagu ülehinnatud sotsiaalmeedias, sest kõik näitavad seda nagu head elustiili, aga nagu sa ei saagi sotsiaalmeedias näidata seda rasket elustiili, sest see on enamasti lihtsalt 10 tundi arvuti taga istumine. Et see võtab palju kauem, kui kõik arvavad. Ja ma arvan küll jah, et see sotsiaalmeedia on mõnes mõttes meie maailma veits nagu mõnes mõttes ära rikkunud, kes seda oskab kasutada, on ka nagu väga heaks teinud, on ju, et loob töökohti ja raha, aga jah, et inimeste see mõtteviis, et asjad on lihtsalt, need tegelikult ei ole lihtsalt nagu. Peab palju tegema sellist tööd, mida ongi keegi teine näeb peale sinu. Ja siis need nii-öelda, see töö, mis sa teed nii-öelda kardinate taga, see viib nende edu sammudeni ja saavutusteni, mida kõik nagu näevad. Just. Kuidas teie vanemad nagu suhtuvad teie teekonda? Kuidas nad on seda toetanud või just mingid objectioneid nii-öelda visanud? Kuidas nad suhtuvad teie nii-öelda ülikooli suhtumisse muudesse mõtetesse? See on, ma arvan, üks mu kõige lemmikumaid teemasid, sest et mu ema on reaalselt mu nagu parim sõber ja nagu põhimõtteliselt nagu äripartner, aga nagu jah, ma suhtlen nagu igapäevaselt oma emaga, me räägime iga päev investeerimisest, iga päev ettevõtlusest, ta on nagu mu kõige suurem supporter ja ma supportin teda ka, sest et ta ise tegeleb ka ettevõtlusega, tal on nagu praegult, ta on loonud endale sellise ideaalse töö environmenti, kus ta siis käib poole kohaga tööl ja siis teeb enda businessid kõrvalt ja talle nagu väga meeldib see, et ta ütles, et ta ei lähe enam kunagi nagu täiskohaga tööle, et vahepeal ta tegi siin täiskohaga siis nagu enda ettevõtet, aga siis ta ikkagi mõtles, et tahaks mingeid inimesi enda ümber rohkem, et läks poole kohaga tööle. Aga jah, emaga nagu on väga hea nagu suhelda ja arutada, sest ta teab nagu ta tegeleb kinnisvaraga ka. Nii et see on ka asi, mis mind nüüd, ma arvan, kui ma pallilt tagasi tulen, siis üks asi, mille poole ma tahaks hakata vaatama, et kinnisvara poole, aga jah, see on palju kapitali ja asju on seal, aga jah, sellest hiljem, aga jah, ma arvan, et nagu see, et sul on keegi lähedane, kellega rääkida endal teemadel, see on nagu ülioluline, sest et just rääkisin sõbraga ja tema ema näiteks ei supporti üldse investeerimist, nagu isegi ei luba seda, see tundub minu jaoks täiesti absurdne, nagu et sa peaks just nagu sellist asja räägid supportima, et see võib nagu noorele olla nii nagu keeruline, kui su lähedane inimene veel nagu ütleb, et ära tee seda, see peaks minu arust olema täpselt vastupidi, aga õnneks nagu see muutub aina rohkem normaalsuseks ka nagu tänapäeval, et koolides õpetatakse ja sükest värki. Täitsa tõsi, jah. Ma ütleks, mul on nagu pika aja peale see päris suuresti muutunud, et ma mäletan, kui ma olingi mingi 9. klassis
9. klassis, ma olin äkki kuskil 16-17, ma juba nagu avastasin sel hetkel krüpto. Kuskil hind oli siis vist 49 000 Bitcoinil ja ma räigelt tahtsin investeerida, aga mu vanemad ei olnud nagu üldse in sellega, ütlesid, et noh, et see on nii riskantne, nii ohtlik ja siis mina leian alati viisi, investeerisin läbi sõbra ema. Noh, koos temaga ikkagi, aga see oli mingi lihtne, mingi 50 eurot. Ja siis aastate pikku ma näitasin, et on tulnud nagu mingi kasumit, olen teinud, tegin ka mingi demokontodega ja siis vaikselt hakkas nagu mingi võid läbi minu investeerida, sest ma olen veel alaealine. Sain mingi panna mingi 1000, mingi 2000, aga iga kord, kui ma tahtsin nagu raha juurde lisada, ta aina, et kuule ei, see on nagu liiga suur risk, et väga ei saa. Aga samamoodi, kuna ma olen temaga nagu igapäevaselt rääkinud sellisest nagu ettevõtlusest, investeerimisest, siis see läks nagu ajaga aina paremaks, kuni ta siis lubas enamus asju mul ka teha nii-öelda investeerimispoole pealt. Kuni ma siis sain 18 ja siis hakkasid tulema need ülikooli jutud, et kas sa plaanid minna ülikooli, et võiks ju minna, aga siis ma olen juba enda jaoks suht kindlaks teinud, et see nagu elu ei ole minu jaoks, et ma tahan ikkagi rohkem nagu ettevõtlusega ise endale elu luua, et läbi ülikooli mul ei ole seda nii-öelda tööd vaja. Ja nüüd nagu ajapikku ongi läinud paremaks, nii et ta nagu täielikult toetab mind, ta mõistab mu eesmärke, ta nagu ei sunni mind tegema asju, mida ma ei taha ja noh, nüüd ka ise tänu minu tegelikult hakkas investeerima ja sai ka mingi krüptost teenida ja jäigi nagu kasumlikuks, et aja peale on nagu paremaks läinud, et nad toetavad mu journey't. Ja kus juures mul on räigelt lahe, et nagu mu EMS tundub teie 2 EMS-i miks kuidagi samamoodi nagu investeerib nüüd, kuigi alguses räigelt skeptiliselt suhtus, noh muidugi mu ema on olnud alati mu elus nagu parim sõber, nagu sa ka mainisid, eks. Ehk siis kõik asjad, mu EMS on alati esimene, kes saab sellest teada, siis võib-olla tuleb Kauri ja mingid teised sõbrad tuttavad, eks, aga EMS on nagu alati number 1 ja täpselt samamoodi. Kuna ettevõtluse poole ja ülikooli poole pealt on ka ikkagi see, et noh, võiks ju minna ja ülikooli ja saada see kõrgharidus kätte, et vähemalt siis on nagu safe olemas, aga mis minu EMS-i on räigelt nagu mul aidanud pruuvida, mida ma teen, on see, et ta on meie raamatupidaja ja ta näeb kõiki nagu rahahoogusid, kõike, mis toimub, eks, kuidas see kasv on toimunud, et nagu ma mainisin ka, ta on olnud alati parim sõber, ta on alati toetanud seda, mida ma teen. Ta pole nagu kunagi öelnud, et ei, ära tee seda, ta on suhtunud küll skeptiliselt ja nagu noh, mõelnud, et okei, no tee, mis tahad, aga et oled nagu ettevaatlik ja niimoodi, aga nüüd on nagu juba full see, et ta nagu räigelt elab kaasa raamatupidamises, kõigel elab kaasa, kui on mingid võlgnikud, täiega mõtleb, et nende peale ütleb, et võt, nagu tehke nii ja naa ja kirjutage ja pange võlaregistrisse ja mis iganes, nagu räigelt elab kaasa, räigelt toetab ja see on nagu räigelt lahe, et näha teie 2 nagu kirjelduses nagu oma EMS-i peegeldust ka. Kes on teie jaoks võib-olla olnud või sa tahtsid midagi lisada? Ma võib-olla ütlen selle ülikooli osa kohta ka veel, ma selle kohta ei rääkinud, aga no mul oli reaalselt nagu isegi, kuna ma teenisin reaalselt raha juba nagu väga noorena, siis ma ütlesin, et ma ei lähe gümnaasiumisse ka nagu, aga noh, muidugi väiksena sa ütled siukseid asju, on ju. Nüüd ma olen väga tänulik, et ma nagu läksin ja see oli nagu kindlasti hea otsus, et pere ikkagi nagu ütles, noh, nüüd on üldsegi gümnaasiumid kohustuslikud, nii et hea otsus riigi poolt. Aga ma olen hetkel ülikoolis sees, ma võitsin 10. klassis, võitsin ühe võistluse TalTechis, mis oli siis vesinikuvõistlus, põhimõtteliselt panin mingi ülikiirelt mingi tiimi kokku ja kuidagi võitsin ära, ma tegelikult ei ole keemia inimene, aga panin kõige targemad pead kokku, ise olin see juht seal, kes midagi ei osanud, lihtsalt juhtida, aga olen TalTechis sees, aga see on siis 3 aastat, ehk siis nüüd järgmine aasta, kui ma siis pallilt tagasi tulen, on siis viimane hetk, kui ma saan veel minna ja ma pole seda veel täiesti ära välistanud, aga ma olen suht palju nagu kuulnud selle, et majandust õppima minna on suhteliselt nagu pointless või nagu see on nii teooria, et pigem lihtsalt tee, et kui sa 3 aastat teeksid, sa õpiksid nii palju rohkem kui sellega, kui sa seal 3 aastat paned teooriat. Aga ma arvan, et üks asi, mida ma võib-olla, noh, kuna mind huvitavad hästi palju numbrid, ma olen Matas suht hea olnud, siis raamatupidamine, ma ilmselt võtaksin kas siis ülikoolis raamatupidamise või siis läheksin majanduskooli, mis on siis nagu nendel inimestel, kes tööl käivad, ehk siis sul on kool mingi 4 korda kuus, täiesti mingi suva number, ehk siis saaksin tegeleda kõikide enda asjadega ja siis kõrvalt õppida veel raamatupidamist, nii et see on mu enda ärile hea, ma saaks pakkuda kõikidele oma sõpradele seda raamatupidamist, nii et lihtsalt mul oleks mingi asi vähemalt olemas elu lõpuni, ma arvan, et see on nagu hea asi, aga ma veel ei ole täiesti nagu kindel, et kas ma lähen seda õppima või ei lähe,
et väga oleneb, kuidas ma ütleks, business ka läheb, et kui tekib väga palju tööd ja on vaja nagu aega panna sinna, siis ma ei lähe ilmselt. No need on kõik jälle sellised nagu oskused ja skillid, mis sa vaata teekonnal selgeks saad ja õpid ja need kõik skillid nagu panevad sinu väärtusele nii palju nagu väärtust jälle juurde ja kõik nagu sneakerite müümine, business, ürituste korraldamine, see ongi nagu kõik kogemus, kõik on nagu oskused, mis nagu loovadki nagu kogemuste pagasid nii palju nagu paremaks ja tõstavad nii-öelda ka sinu nii-öelda väärtust põhimõtteliselt. Skill stacking. Just, täpselt. Täpselt nii. Kes inspireerib teid teie elus kõige rohkem? Hea küsimus. See on hea küsimus, jah. Nagu mõnes mõttes ema, on ju, et ta nagu ongi, tema nagu inspireeris rohkem ettevõtlusega tegelema ja mina inspireerisin teda siis investeerimisega tegelema, kuigi ta ikkagi alustas seda investeerimisasja enne mind, aga ma nagu aitan teda sellel poolel ja ta nagu aitab mingitel teistel küsimustel, on ju. Aga ma arvan nagu sõbrad ka, kes nagu hustlevad, kui sa näedki kõrvalt, nagu ma hakkasin Richardiga suhtlema ja veel Rainer ja veel väga paljud sõbrad, kes korraldavad, teevad asju, et nad ei ole lihtsalt jutuvennad, et nad teevad päriselt midagi. See on nagu inspireeriv kindlasti, et hea on nagu omada selliseid inimesi enda kõrval, kes teevad ka midagi. Jah, eks me kõik oleme siin ilmselt memmekad, et ema jaoks kõike. Aga ma olen ka sellele päris palju mõelnud, et mis siis on minu inspiratsioon. Olen kaalunud, kas selline väline motivatsioon versus sisene motivatsioon, nagu et kumb see õige on. Et kui sa võtad alati nagu motivatsiooni sellest, et mida teised arvad, sa tahad tõestada teistele asju, siis sa ei saa nagu kunagi olla nagu sisemiselt ise motiveeritud. Aga kuidas leida enda sees see motivatsioon midagi saavutada, et miks sa üldse midagi tahad. Et see on tegelikult pikka aega olnud selline küsimus, et miks üldse kõike. Ja. Mis on praegu teie elus põhiline fookus, põhiline projekt või asi, millega te nagu tegelete? No praegu on Main One. Ja. Olemegi nüüd teine kuu laivis. Millal te siia tulitegi? Mis nüüd on meil mingi 2-3 nädalat või? Isegi 3-4 vist. Saab kohe 2 tegelikult nagu tööga kuuga täpselt vaata, 6 aega olime teinud. Tegelikult suht kiiresti on läinud nagu. Tavai. Et SA kuu läks nagu nii kiiresti ja siis nüüd saab juba teine kuu läbi nagu ennem kui me mingi jõudsime kõiki plaane ellu viia, mis me tegelikult tahtsime teha. Ei, mega crazy. Ma usun, et see peab ikka mingi megatunne, kus on nagu oled mõelnud, et teen mingi brändi värki ja siis saad oma nagu warehouse'i värki. Käid siin igapäevast tööl ka või? Ei, igapäev küll ei. Nüüd ei ole väga jõudnud, aga alguses käisime küll. Et ennem kui me launch'isime, meil läks kuskil 3 või 4 nädalat, et nagu selline esimene versioon Main One'ist välja saada. Me otsustasime lõpus, meil oli tegelikult veel nii palju asju, mis ei olnud perfektsed, aga me otsustasime, et lihtsalt launch'ime ära, pärast saab veel parandada. Ja nüüd ongi põhieesmärk lihtsalt kasvatada Main One'i nii kaugele kui võimalik. Ja, et see ei ole kindlasti nagu lühike projekt, et kui ma üritusi võtsin lihtsalt nii, et ma hakkan tegema, jah, mul oli küll see 3-aastane nagu siht silme ees, aga nagu kui esimene oleks võib-olla läinud üli halvasti, võib-olla ma oleks saanud mingi, ma ei tea, kuidas ma oleks reageerinud, on ju, aga sellega, nüüd ma tean muidugi, et ei saa alla anda, sest mul on olnud neid failed event'e ka ja lõppkokkuvõttes ikkagi need tulusad event'id on ületanud need failed event'id, ehk siis samamoodi siis Main One'iga ka, kui on nagu praegult on mingid raskemad kuud, siis pikas plaanis ikkagi see on mingi vähemalt 5-10 aastane projekt, et ei tasu nagu alla anda ja ma arvan, see on big journey. Just. Millega Main One muidu täpsemalt tegeleb? Ja, neile, kes veel ei tea. No nii, kes seletab? No, võin öelda, kuidas see siis sündis, et Main One on siis põhimõtteliselt Eesti streetwear e-pood, peamiselt ketsid, ehk siis jalanõud, Jordanid, Nike'id, Adid, Asicsid, New Balance'id, name it. Meil on ka riideid ja eks me üritame hiljem laieneda, aga ilmselt tulevad mingid võib-olla kellad. Mingid aksessuaarid tulevad ilmselt juurde, aga peamiselt on jalanõud see teema. Ja no see tuli siis tänu minule, tänu kõigile meile, aga see tuli siis sellest, et ma olin ise müünud jalanõus ja ma teadsin seda turgu. Lemmikuid ma ei teagi veel, pole kujunud noori. Aga need on suht nagu hiljuti releasinud. Põhjus, miks me üldse alustasime, oli see, et meil oli nagu connection selles supplymismaailmas. Yeah. Tristame lähemalt rääkida, taju teist rohkem.
nagu, kuna ma ise müüsin, siis mul nagu Semmu ikka veel tegeles, aga ma ei tegelenud enam. Ja siis ta nagu pakkuski välja, et saaks teha nagu, et töötab, vaata. Siis kui ma lõpetasin, siis enam väga nagu ei töötanud minu meelest. Ja siis ma ei tea, mõtlesime, et sorry, et proovime nagu veits teistmoodi, et teha websaidina, sest enne kunagi, kui ma müüsin, siis ma müüsin ainult Instagramis. Ma ei teinud nagu websaidina. Ja siis, aga siis me läksid kõik asjad veel teistmoodi ja siis me igatahes otsime ikka veel nagu supplierid juurde ka ja värki, aga nagu meil on mingid olemas, nii et me saame nagu nendega tegeleda. Aga jah, et meil on nagu, mõned asjad on nagu in stock, aga väga palju on ka lihtsalt see, et me outsource ime, ehk siis ongi keegi tellib, me leiame ülikiirelt Euroopast ja siis saame tellida. Et ma arvangi, et see nagu sattus ellu niimoodi, et Tristanil oli see kogemus ketsidega, ma lihtsalt olen valmis nagu ükskõik mis businessit tegema, mulle nagu huvitab see nagu kogu business side ja nagu juhtimine, ehitamine ja siis ise olen nagu sotsiaalmeediaga suht kogenud juba. Ja siis võtsime tiimiga Kenneti, mu klassivend, kellega sa oled ka kohtunud ja tema on nagu back-end genius, et ta on teinud nagu dropshippimist kuskil 2 aastat äkki nüüd. On olnud üli eduka e-poega nagu koostöös, et ma ei tea, siin numbritest rääkides kuskil 30 tonni kuus, mitte kasvu, vist täpselt ei tea. Aga jah, et ta on juba selles nagu suht edukas olnud ja võtsime tema siis oma nagu tiimiga, et ta teeks selle webside'i poole, emailid ja võib-olla ka siis selle reklaamide poole. Ja niimoodi oligi, et nagu kui tiim oli paigas, siis ja idee oli ka juba valmis, siis me mõtlesimegi, et miski ei peata meid, et miks me ei peaks sellest nagu järgmist suurimat mingi Eesti, Baltikumi suurimat nagu sneakeri seal brändi tegema. Jah, mis teistel on, mida meil ei ole tegelikult nagu. Ja. No kuidas teil nüüd esimesed nagu reaalsed kuud on läinud, kus on ka juba müüki tulnud? Tegin YouTube video ka esimese kuu kohta, nüüd peaks teise kuu kohta ka tegema täna. Muide, täna sai 2 kuud täis. 2 kuud oleme elus olnud. Aga jah, et esimene kuu, numbritest ei pea nagu täpselt rääkima, aga natukene üle 1000 tuli esimese kuuga, mis tegelikult on hea. Paljud businessid nagu ei tee palju käivet esimeste kuudega. Ja nüüd teine kuu üllatavalt oli natuke aeglasem. Et panime küll nagu suuri eesmärke just nagu, et mida uut arendada, näiteks mingid usaldused, mingi kuidas sa nagu tood kliente sisse, kuidas sa nagu mingi tõstad conversion rate, aga tundub, et nendest nagu asjadest veel ei piisanud, et ikkagi kuskil on nagu strateegiline viga, miks müüki nii palju ei tule. Ja siin kohal võiks tegelikult ka rääkida, et mis meil nüüd järgmine plaan on, mis nagu võib päästa meie businessit, mitte otseselt, aga jah. Ätsid või? Drop süsteem. Me tahamegi ilmselt proovida nagu erinevaid asju, et kuidas need, kuna see on meie jaoks ka ikkagi sellise struktuuriga business on meie jaoks nagu esimest korda, siis me peame proovima erinevaid asju, et nüüd meil järgmine siis strateegia, mida me proovime, ongi siis dropid. Ehk siis me hakkame looma seda, et varem ei saa, siis tuleb mingi hetk, siis saad ja siis kaob ära. Et luua väike sükene inimestele mingi süke, et nad peavad kiirelt tegutsema. Sest kui neil on kogu aeg see, et meil on kogu aeg e-poes kõik hinnad täpselt samad ja kõik asjad on täpselt samad, siis ta mõtlebki, et ostan homme, ostan ülehomme, ostan mis iganes millal. Nii et proovime nüüd seda, vaatame, kuidas läheb. Kõik need hallid tossud. Järgmise nädal omad, jah? Tavai. Loodame, et läheb hästi, veits turundust on veel vaja teha. Tegelikult alles eile siis panime nagu announcement, et see läheb kuidas. Kui näeme, et see nagu drop, see formula või system töötab, siis on nagu väga hea. Et see on nagu, me anname põhjuse kliendile osta kohe, osta kindlat toodet, anda talle hea deal. Ja kui see töötab, me saame seda teha nagu veel mingi essentialsi juugid ja nagu kõige teiste asjadega. Et see reede nüüd, ilmselt podcast tuleb peale seda reedet välja, võib-olla panete ka siis mingi klipi sisse, kuidas meil läks, loodame, et hästi. Teisel kuul siis Shopify dashboard, boom! Teine kuu oli natukene aeglasem kui esimene. See reede tuleb siis Air Force'ide drop, ehk siis miks see peaks töötama on see, et me loome inimesele nagu ühe hetke, millal ta peab ostma, seal tuleb hea hind, pluss lisavälju ta saab seal nagu väikse gifti kaasa ja kas midagi on veel, nagu haibi ehitamine, et see on nagu piiratud, et tal on põhjus osta nagu kohe, saab hea diili ja kõik sellised asjad. Ja kui see töötab, siis meil on ka tegelikult tulemas nüüd suur ports Ugisi ja Essentialsi. Ja Ugid on seasonal toode ja siis nüüd 4. kvartalis ülihea.
saaksimegi teha, kui see töötab, teemegi ugi dropi, mis on juba nagu seasonal, veel suurem, me oleme juba kogenud selles nii-öelda drop nagu süsteemis, et siis nagu saab isegi paremini seda teha. Tõite välja 3 founderit, aga rääkige siis veel rohkem nii-öelda tiimist, kes on praegu tiimis, ilmselt paljusid või noh, 2 nägu on kindlasti juba paljud sotsiaalmeedias näinud. Arvake ära siis, kumb tost neist on päris, kumb on fake? Okei, oota. Ja kui suur sul on? 40. Ja mis on su jala suuruse number? Sinu jaoks on olulisem mugavus või välimus? Kindlasti välimus, sellepärast mulle väga meeldib maga katsetada ja mugavus. Aga jah, milline on praegune tiim, mis on edasine plaan tiimi ehitamise poolest? Mainisite ka, et lähete baalile, et kuidas siis kogu protsessi haldate? Jaa, meil on siis jah, foundereid on 3, siis meil on olemas supplierid, kelled me siis, kui meil tuleb tellimus, siis nad source ivad meile. See on siis supplierite pool, neid on paar tükki. Siis meil on olemas 2 brand face'i, kes on siis videotes, Kingsepp ja Helena, main one tüdruk. Nagu sotsiaalmeedias öelda kutsutakse. Siis meil on üks inimene olemas fotode poolel, ehk siis üritamegi luua sükest, ta oskab lihtsalt telefoniga teha, tal ei ole kaamerat, ta paneb lihtsalt telefoniga väga aesthetic pilte. Pinterest type pilte, et tema on nagu siis meil see piltide poolel ja tal on siis ka suke 1-2 modelli, keda ta siis käib pildistamas, et ta ise ei ole, või noh, vahepeal on ka ise piltidel. Ja tiimis siis nüüd uuem lisand on meie sotsiaalmeedia nagu manager, et tema käib kaasas shoot'il, nagu mainisite, me lähme pallile nüüd suht mingi nädala pärast ära, et tema siis läheb kaasa videoshootidele, tema editib, tema postitab ja tema siis nagu manageb, sest nagu osad teavad, kui sa tahad Eesti algoritmi TikTokis jõuda, sa pead postitama Eestis, et nagu neid nüansse on ülipalju, mis need platvormid vajavad ja siis tema on nüüd kõige uuem tiimi lisand. Mis palju meil on? Meil on 3 founderit, 2 brand face'i, editor, pildistaja. Ja 7 tükki praegu tiimis. Mida olete kõige rohkem õppinud tiimi ehitamise protsessi käigus, sest meil nüüd endal ka oma agentuuris oleme nüüd viimased 4-5 kuud üritanud ka oma tiimi üles ehitada, üritame delegeerida just kliendi teenuse poolt ja ütleme nii, et ikka päris raske on nagu leida playereid, inimesi, kes nagu reaalselt tahaksid panustada sama palju kui sina. Noh, muidugi me oleme founderid, me nagu tahame oma ettevõtet kasvatada, et siis on nagu raske tuua mingit inimest kõrvalt, kes tahaks seda sama palju ja kes panustaks rohkem ja tooks rohkem väärtust lauale. Ma ütleks, alusta oma nagu siseringist, vaata kõik oma tuttavad läbi, kellel juba on need skillid olemas, sest sa tead ka nende nagu iseloomu. Et sa tead, kui nad on nagu actually töökad, kui neil on head skillid, siis sa saad nad võtta, pluss tihti tuttavad kohe, ei nõua raha, et nad on valmis tegema sellise nagu prooviperioodi. Et kui sa võtaksid nagu võõra, siis sa pead ikkagi palkama, kui sa ei võta ta kuidagi nagu praktikale. Ja. Kuidas me ilmselt alustasime, oli see, et Kingsepaga tegin ma siis neid riigigümnaasiumi pidusid, ma valisingi tema juba brand face'iks, sest et ta on ka veits süke popp-poiss, ta oli sellel hetkel kooli president ka ja ta oli mingi Kendama pro kunagi ja Tõuksi pro keertrepi videotes ja mis iganes, et ta oli nagu kaameras varem olnud. Kuidas läheb? Kuidas elu on? Elu on lahe. See on tore. Matšudest saab härrasse. Kas sa said? Aga ta vaib? Joo, kutid, vaadake, mis selle ääre peal on, see on so crazy. Oh my god. Saad aru, lihtsalt tuleme linna ja keegi on pannud kleepsu, ei tea, kes huvitav, kes. Ei tea, jah. Väga huvitav. Okei. Me alustasime küll päris nagu mingi 15-16 oli nagu põhiliselt inimesed videos. Aga see nagu väga ei huvita vanemaid inimesi. Sest nagu vanemad inimesed vaatavad vanemaid inimesi, aga nad ei vaata tatte, aga tatid vaatavad vanemaid ja tatte. Ja. Nagu pluss tattidel pole raha, jääbsid ostavad. Täna me vaatame, kus inimesed followvad Main One'i Vabaduse väljakul. Kohe vaatame. Me mõlemal on isegi Instagramid. Kuidas muidu? Näe, kleeps sulle ja sulle. Kiire küsimus. See on vist küsimus. Nii, süük küsimus. Kas te followate Main One'i TikTokis või Instagramis? Ma vaatan. Vaata. Time limit peal, jumal inimene. Ops, following. Korras, näe, sulle ka sticker. Nautige päeva. Tšau, Kiisu.
ma kuulsin Main One paneb varsti wifi ruuterid müüki. Saad kaasas kandma. Following. Ja me mõtlesime, et meil kindlasti peaks ka olema mingi tüdruk, et oleks vaheldust. Ja tüdrukuga videod üldiselt lähevad natukene vairalimaks. Siis valisin siis lihtsalt enda sõprusringkonnast Helena. Ma lihtsalt teadsin ta nagu personality't, ma teadsin, et ma nägin seda visionit, et temaga nagu läheks asi vairaliks, sest et ta see iseloom ja see personality ilmselt müüks nagu väga haigelt. Ja ta oli täiega sellel, sest et teda on ka huvitanud, et ta tahaks hakata mingi content'i YouTube'i striimi, mis iganes hakata tegema, aga tal ei ole otseselt nagu milleski teha ja siis ma arvan, see on nagu väga hea algus talle. Võib-olla ka content shootidest natuke rääkida, kuidas need on siiani läinud, tänavatel filmimine, kas on mingid restriction'eid, mingid jamasid olnud? See on päris huvitav tegelikult, et me alustasime lihtsalt katsetamisega, see on alati kõige õigem, et lihtsalt alusta, vaata mis töötab ja siis hakka nagu dial innima. Et me alustasime tehes lihtsalt Tammsaare pargis nagu põhimõtteliselt kõigi noortega intervjuusi ja siis tegime ka Tammeka mängud koos Keroniga, mis oli nagu tol hetkel nagu õige idee, sest me tõmbasime sellega päris palju tähelepanu ja follower'e. Aga nüüd me mõistame, et noored ei ole ilmselt need, kes ostavad. Ehk siis me oleme hakanud videotes nagu valima, keda me nagu intervjueerime. Ehk siis vaadanud niimoodi 18+, et enam nagu tatikaid ei võta. Jah. Et ma arvan, et kui sa teed väiksemate, nooremate inimestega teed videosi, siis nooremad võib-olla vaatavad, aga vanemad väga ei viitsi seda vaadata. Aga kui videos on vanem inimene, siis seda vaatavad nii vanemad kui ka nooremad. Ehk siis kindlasti mõistlikum on teha veits süke meie vanus kuni mingi 25 on, ma arvan, süke päris hea. Selle restriction poole pealt, jah, saime Tammsaare pargis põhimõtteliselt bänni. Seal me ei tohi enam videoid seal keskel teha, peame kuskil põhimõtteliselt põõsas tegema, nagu te nägite viimasest Tammsaare pargi videos. No, selles mõttes me saime nagu nendest mängudest bänni, et me võime videoid ikka seal teha, aga me ei tohi seal nagu teha suuri rahva mingeid kogunemisi. Mis tasandil see restriction tuleb, kes tuleb politseilist, tuleb aja see oli pargivaht. Pargivaht, tema nagu valvab seda rahu. Ja kuna me tegime iga päev, me tegime mingi 4-5 päeva järjest, siis ta lihtsalt juba teisel või kolmandal päeval ütles, et ärge enam siin tehke kuskil eemal. Et see ei olnud midagi crazy't, aga jah, et enam väga seal keskel mingit suurt asja ei saa nagu teha, et siuksed väiksed intervjuud on okeid. Pluss nüüd on hakanud selline asi juhtuma, et kuna hästi paljud juba teavad meid, kuskil 4 miljonit vaatamist Eestis, see on nagu päris kõva sõna, ehk siis iga nagu Eesti noor, ma täpselt ei oska öelda, aga oleme arvutanud kuskil mingi 5-7 korda on näinud meie videoid kokku. Et siis juba linnas filmimes inimesed sosistavad, vaat see on see Main One, praegu filmivad ja hakkab nagu tekkima mingi crowd meie filmimise ümber. Et sa võid rääkida, üks päev käisite Helenaga siis. Jaa, üks päev käisime Helenaga Rotermannis filmimas ja lihtsalt väikeste tüdrukute punt tuli, jooksis ümber, tahtsid pilti, tegid kalli, tahtsid pilti, me jagasime neile kleepse, et Helena oli lihtsalt täiesti nagu kuulsus, et suht huvitav, mis asja me oleme nagu siit loonud. Ja ainult paari kuuga. Ja 2 kuuga. Nüüd hakkas 3. kuu. Crazy. Väga crazy. Kus te muidu näete Main One'i näiteks 2-3 aasta pärast? Kuhu te sellega välja tahaksite jõuda? Ma ütleks, et me tahaksime kindlasti laieneda Eestist välja, et me tahaksime minna Lätti, Leetu ja võiks ka Soome. Ja siis, kui kõik need on hästi, siis võiks üle euroopaline tulla. Et jah, ma arvan, see on nagu pikem plaan. 3 aasta jooksul kindlasti nagu Baltikumi võiks üle võtta. Ilmselt me ei suuda nagu üle võtta 3 aastaga, aga suudame nagu igasse riiki Baltikumis jõuda vähemalt. Ja siis 3 aastaga võiks juba olla nagu süsteemid selles mõttes paigas, et sotsiaalmeedia rannib igas riigis põhimõtteliselt ise, nii et me lihtsalt nagu check-in'i me oleme selle natuke, kuidas öelda, team lead või nagu suhtlemispoole peal. Ja eks võib ka võtta siis, kes teab, kus punktis me oleme mingi ads agency, mingi fulfillment, nagu tiim full üles ehitada, et aina suuremaks seda tiimi kasvatada. Kas mingid füüsilised asukohad ka juba mingi pikemas perspektiivis? See on huvitav jah, nagu pop-up'e kindlasti, siis kui on samamoodi lihtsalt käive juba suurem, oleme nagu kasumlikud. Et pop-up'id on hea viis tuua see nagu sotsiaalmeediast füüsiliseks, et inimesed saavad reaalselt interaktida nagu sinuga, töötajatega, tossudega, kõikide selliste asjadega. Aga füüsilist poodi, me ei tea piisavalt selle kohta, et kas me saame seda nagu...
ja nagu, kas on üldse vaja, et Eestis on üks olemas ja ma ei tea, kas see on nii vajalik, kuna inimesed üha rohkem tegelikult nagu shoppavad internetis, neid ei huvita see koha peal käimine nii väga, ehk siis ma ei tea, kui vajalik see tegelikult on, et aga ei, pop-up'e tahaks kindlasti teha. Jah. Sa saite hiljuti endale ka warehouse'i. Jah, selline laoruum, kontoriruum, stuudio. Esimese kuuga. See on häige. Täpselt esimese kuu lõpus. Jah. Kuidas see nii-öelda Main One'i kui sellist nii-öelda brändi tunnet teis endas on nagu muutnud? Eks see on väga äge esiteks meie enda jaoks, sest me oleme nagu suht unistanud sellest. Muidugi Tristaniga unistame sellisest suurest mingi warehouse'ist, mis on see nagu meeste ruum, ma ei tea, Pinterestist olete näinud sellist. Ja täiesti betoonist ja 10 meetrit kõrged laed ja siuksed. Aga eks see ka nagu vaatajatele tekitab sellist usaldust. Pluss, miks me üldse võtsime selle, meil tekkis reaalne vajadus nagu panna ära oma stokk kuhugi, et me ei saanud enam oma mingi magamistoas hoida neid. Et see tuli päris kiiresti. Ja kui me pallilt tagasi tuleme, siis meil on kindlasti vaja suuremalt, sest et meil on juba praegu kitsas seal. Ja. Kas tahad oma pallireisist ka natuke rääkida? Kuidas see plaan tuli üldse mõttesse ja mis teil täpsemalt plaanis on ees? Kas mäletad, kas ma pakkusin sulle selle? See tuli niimoodi, et ma juba ammu mõtlesin, ma lähen Austraaliasse, et ma teen natuke tööd seal, sest et ma ei tea, lihtsalt vaheldust ja seal on suht hea palk on ju, aga see nagu läks edasi, siis Richard kogu rääkis, et ta ikka läheb palile, siis mõtles, okei, et ma käin siis teil külas, nagu et ma olen Austraalias, teen tööd ja siis tulen palile puhkama. Kuniks siis ma lõpuks mõtlesin, et mis asja, et ma ei lähe mingi tööle, ma olen ettevõtja. ja siis tuligi lihtsalt idee, et lähme siis lihtsalt palile ja vaatame, reisime ja connectime inimestega ja vaatame, mis sellest saab. Nagu, et ilmselt tuleb üks elu meeldejäävamaid asju, et sa pole kunagi enam 19 ja kuskil palil. Mul tuli see idee niimoodi Kennetiga, see mu ka ettevõtja klassi, kellega teeme Main One'i. Et istusime ilmselt nagu mingi 11. klassis koos kogu aeg nagu ikka ja siis väikselt haksime rääkima, et räigelt tahaks minna mingi Taisse või palile, et nagu kas või paar kuud, et lihtsalt vaatame, kuidas elu seal on. Äkki saaks mingi online businessi niimoodi teha. Ja siis sealt hakkaski kujunema, me kogu aeg kujutasime ette, et see nagu Tai, kuni siis Kenneti vend käis palil ja siis Kennetile jäi nagu väike kinnisidee, et kuule, aga võiks palile minna. Siis me nagu, why not, nagu, mul väga vahet ei ole. Lihtsalt lähme kuhugi ja siis rääkisime Tristaniga sellest ideest. Tristan oli rääkisime veel teistega, teised tulid ka, siis vahepeal neil nagu plaanid muutusid, tulevad lihtsalt puhkusele ja nüüd tegelikult tuleb nagu veel paar inimest meiega ja koha peal on nagu veel eestlasi, ehk siis palil on tegelikult suht suur ettevõtjate kommuun. Ja siis rääksime ka teiega, et võib-olla tulete teiega. Tuleme ka ilmselt küll, eks me näe. Ja kui kool lõpetatud, siis ka ilmselt saame ikka kõike mõneks kuuks, kui mitte kauemaks isegi palile kõik koos minna. Aga siia lõpetuseks on meil teile ka selline küsimus, et mis on nii-öelda advice, mis te annaksite igale inimesele? Kui te peaksite selle 1-2 maks 3 lausega ütlema? See on nagu selline keeruline küsimus, mille peale peab pikalt mõtlema, aga üldiselt ei jaksa väga pikalt selle peale mõelda, nii et esimene asi, mis lihtsalt pähe tuleb, et võta see risk ja ära anna alla, et kui sul tulevad mingid asjad ette, see on täpselt samamoodi nagu elus, sul tulevad mingid probleemid, sa tegelikult lõppkokkuvõttes alati lahendad need ära, et ettevõtlus on täpselt samamoodi, see on nagu elu, see on nagu mäng, sa lihtsalt pead jõudma alati koguma punkte, jõudma mingile uuele levelile, et lihtsalt lahendada need probleemid ära ja see liigub tegelikult lõppkokkuvõttes kogu aeg edasi ja see asi laheneb tegelikult ära. Ja, ma ütleks, et isegi kui see, mis sa tahad teha, ei ole nagu sotsiaalselt aktsepteeritav, siis tee seda ikkagi nagu tähele panemata, mis teised sinust arvavad, sest lõppude lõpuks see on see, mida sina tahad teha. Ja kui sa elad elu kellegi teise soovide järgi, siis lõpuks sa ei saa olla fulfilled nagu enda eluga. Full nõus, teil on ainult üks elu, elage seda nagu nii, kuidas teie tahate. Et kui elu teieni toob mingisuguseid olukordi või asju, mis tunduvad esialgu nagu lahendamatud või kas või tahate millegiga alustada ja tundub lihtsalt nii jube ja õudne ja kuidas ja mis, siis kuidas kellegile, mõne jaoks Jumal, mõne jaoks universum, aga Jumal või universum annab meile olukordi, milleks me oleme reaalselt nagu valmis. Ehk siis, kui teie elus juhtub midagi nagu halba või
head või mis iganes, siis teage alati, et te saate selle olukorraga hakkama, sest see lihtsalt töötab niimoodi, kõik nagu loksub lõpuks paika. Te lihtsalt ei tohi nagu alla anda ja nagu mängust väljuda, nii kaua kui te olete mängus, nii kaua te nagu succeedite nagu eventually. Just. See on ainult aja ja numbrite küsimus. Just. Täpselt. Aga suur tänu, Richard ja Tristan. Oli mega meeldiv teiega teha meie esimene siuke proper podcasti episood. Ma arvan, see on mitmete algus alles. Kindlasti saame pallil teha neid ja igal pool mujal maailmas ka. Nii et meie mõlema poolt teile nagu mega edu. Me nagu teame ja ma usun, et teie teate ka, et nagu te jõuate sinna, kuhu te tahate jõuda. See on nagu reaalselt aja ja jällegiski nagu numbrite küsimus. Ja nagu tulevik on mega exciting. Ma juba ootan, et saaksime kõik oskame teiega lahedata. Suur aitäh! Aitäh kutsumast!